Järgnemas videos räägin täpsemalt Haagis Arvist, teeme metsas pitsat ja kondame RMK Pikkjärve telkimisalal. Aga kõigest järjekorras. Kuna noorem tütar oli veidi haiglane, aga päike tuli välja, siis pakkisime vanema plikaga asjad ja panime Padavai metsa. Kaugemale ei viitsinud minna ja RMK Pikkjärve telkimisala, mis oli meist vaid 40 kilomeetri kaugusel, sobis hästi. Oleme seal ka varasemalt korduvalt käinud, aga vahel ongi mõnus minna tuttavasse kohta ja lihtsalt lebotada ja tulevastest seiklustest unistada. Olen juba pikalt tahtnud teha Arvi review videot, aga pole kuidagi mahti saanud. Kuna Mirdiga kahekesi olles tundus, et sellest võiks isegi asja saada, siis mõtlesin, et katsun selle video siin Pikkjärve kaldal purki saada. Tegu on siis Respo haagisega, mis on ümber ehitatud. Respost ma sain selle tühja karbina. Ja siis ise ja Haagise pere abiga on sellest saanud siis selline mõnus minikaravan. Reisime sellega terve perega. Et 2 tütart ja 2 täiskasvanut ja mahume siia väga ilusti ära. Haagisel on ka ARB varikatus. Postitan ka video või juba postitasin sellest, kuidas seda saab kokku panna. See on väga lahe asi, et meil on olnud 3 varikatust, aga ma arvan, et see on nüüd siis see, millega me rahul oleme. Meie Haagise nimi on Arvi, nagu RV või nagu see tüüpiline Eesti igaküla mees, Arvi. Haagisel on katusel ka 75-vatine päikesepaneel. Vett Haagises ei ole, et vee saame sellisest 10-liitrisest veekanistrist, sellest meil piisab nii 8-3 päevaks. 100. Mitmeks päevaks sellest piisab? 100 päevaks. Päris 100 ei piisa, aga päris pikaks 100. Ühenduste osas nii palju, et tal on välisseinas on 12 volti ühendus, kust siis võtame varikatuse valgustuse, mida näitame pärastpoole. Siis on olemas 220 ühendust, millega siis saab akut laadida, kui päikest ei ole. Mirt hakkas kurtma joogijanu ja siis on hea hetk näidata ka seda ees olevat kasti. Selles kastis on meil jogurtit ja pappi ja grill. Siin on meil külmik tegelikult ja gaas. Ja seal on ka pappi natuke. Ja kohe näitan, kuidas see asi lahti käib. Ja lisaks on siin all veel meie diiselkütte ja õhu saab ta siis siit. No nii, selle kastiga on siis niimoodi, et põhimõtteliselt kui on vaja teda ainult korraks lahti teha, siis saab ta niimoodi kiirelt lahti. Aga kui tahad kasutada seda nagu lauana, siia saab panna peale pliidi või midagi toetada lihtsalt asju.
nii, kui nüüd näidata seda kasti lähemalt, siis see asi siin, see on gaasi ots. Ja siin on sees on siis külmik, diisel küttepaak. Siin on gaasipoloon, mis on siis ühendatud külmikuga. Külmik on 3-funktsiooniline 12 volti 220 või siis gaasi pealt. Praegu ta jookseb päikesepaneeli pealt, kuna on päikest. Ja no selline ta on. Siin saab vaadata täitsa jääs on see jahutuskeha siin. Ja täitsa mõnus. Külmik 4 inimesele täiesti reisi ajaks piisab. Kui nüüd vaadata veel väljast poolt, siis taga on meie Arvil selline suur uks. Paljudel haagistel on sinna taha tehtud köök, meil kööki ei ole. Meil on siin laste nari ja siis all on panipaik. Kuna täna oleme ainult 2 metsas, siis on siin päris kõvasti ruumi, et kui terve perega oleme, siis on see tuugalt täis. Et seekord ei pidanud isegi eriti mõtlema, kuidas neid asju siia sisse panna. Võis lihtsalt sisse loopida ja no aga see ühe asju, palju neid ikka on. Kohe kui uksest sisse tulla, siis on siuke väike diivan, mis läheb siis voodiks, mis on 2 meetrit pikk ja 1,40 lai. Siin diivani taga on siis riiul. No kus on erinevad siin fototarvikud, ravimid, erinevad laadimisseadmed, WC-paber ja niisked sälfad. Ja siin külje peal on siis diiselkütte juhtpult ja toavalgusti, külmiku saab siit tööle panna ja telgivalguse. Ja lisaks on võimalik siis laadida telefone või tahvelarvutit või midagi sellist. Tegelikult on see meil juba teine väike haagis. Esimene haagis oli siis selline, mida me nüüd kutsume siis Arvi 1.0 ja see on siis 2.0. Ja selleks, et see vana Arvi ei läheks meelest ära, oleme teinud sellise näituse moodi asja enda reisides siis, kus me käinud oleme. Horvaatias ja Sloveenias ja Kreetal Arviga käinud. Aga siin on kusjuures foto ka sellest, kus esimest korda me läksime Mirdiga Arvisse magama ja see oli veel oma koduhoovis. Ja Mirt oli, ta ei olnud veel 2-aastaseks saanud isegi. 1 olin. Jep. Nii, mis veel? Siin on siis vingugaasi ja noh, mitmefunktsionaalne siis tuletõrje andur. Noh, siin on selline riiul, mis meil on ka muidu on pilgeni täis, aga praegu ei olnud siia midagi panna kui kätekuivatuspaberit. Selline on siis meil lastevoodi. Magavad 2 tasapinnal. Ja noh, see on ka 1,41 pikk siis. Mahuvad sinna täitsa kenasti ära. Päris pikk. Ja päris tidane. Kuidas sul meeldib seal magada, Mirt? Hästi, aga kus me täna magame, kas me mõlemad magame all või mina magan üleval? No saad ise otsustada, kus sa tahad magada. All. Sul on selline võimalus täna. Siin on kaisus. Ta magada. No võt, selline vaade on eriti lahe, kui kuhugi mere äärde panna, siis tagant uksed lahti, siis meri kohiseb. Lastel on veel eraldi lamp, kui nad tahavad õhtul raamatut lugeda. Aknad on ägedad.
täiesti pimendatavad. Ja akna saab ka lahti teha ja siis on selline putukavõrk ees, et sääsed ei tule sisse. Teie mamma. Ja selline värk on ka, et siis kui väljas on ikka väga halb ilm, ei taha õue minna, siis põhimõtteliselt on võimalik panipaikaga siit alt pääseda. Haagisel on ka selline põhja sees olev panipaik. Kuna see diivani alla, siis on siia päris keeruline pääseda, aga siit on näha ka see topeltpõhi. Siin vahel siis õhk liigub, et ei oleks talvel küljalune külm. Ja hetkel on siin mul lihtsalt potikud, mida see nädalavahetus vaja ilmselt ei lähe. Umbes 1/3 sellest panipaigast on siis suur aku, 230 ampertunnine. See on pandud siia põhja peale selleks, et kaalujaotus oleks hea. Siin on ka siis Victroni akulaadja, akukaitse ja siin siia vahel on peidetud ka siis päiksepaneeli kontroller. Et jah, et kontroller, akulaadja ja päiksepaneel kõik on Victroni omad. Et see on hea tootja ja ka kaatrites ja jahtides on see kõvasti kasutust leiab. Et ma arvan, et töötab ka Haagises väga hästi. Väga lahe on see, kuidas soe õhk jõuab eest sealt kastist siis Haagisesse. Et Haagise pere tegi sellised sooja nagu, ma ei teagi, kuidas seda plaati nimetada, nagu sooja kardin ühesõnaga, kus siis siin all on see sooja toru, mis tuleb siis eest kastist põrand alla, puhub sooja põrand alla ja kui madrats on maas, siis ta tuleb siit vahelt välja. Ja see on siis ümberringi, Haagisel on seina ääred niimoodi tehtud ja siis see tagab selle, et soe on väga ühtlane, levib mööda seina üles, ei teki mingit niiskust kuskil seina peale ega nurka. Ja teine asi on see, et diiselküte on muidu natuke lärmakas asi, aga sellise lahenduse puhul siis enamus sellest lärmist jääb sinna põranda vahele. Et see on jah, väga kihvt lahendus, et ma ei ole väikestel haagistel sellist asja varem näinud, et suurtel haagistel on küll sarnaseid lahendusi. Telgist midagi väga pikalt rääkida ei oska, aga ta on selle varikatusega komplektis ja täiesti veekindel. Nagu varem mainisin, siis varikatusel on ka LED-riba, mis toimib siis ka telgi puhul laevalgustina. Ning no telk on ikka väga mõnus asi pisikese Haagise puhul. Kuna meil on Haagises ka küte, siis juhul kui paneme arvis kütte tööle ja jätame ukse lahti, siis läheb ka telk mõnusasti soojaks. Nii, meil on selline süsteem, et meie grillkotti kaasas ei kanna, sellepärast et grillisöökotti, sest see läheb mustaks. Ja sellepärast meil käib siis grillsüsi sellise karbi sees. Ja võta kaasa ära, Mert. Tubli. No ma aitan sind. Sa ei saa õigest kohast kinni. Nii. Pane need sööd nüüd sinna tead küll kuhu sisse. Liiga suur. See on natuke suur, jah? Kas see on piisavalt? Jah. Nüüd aitab. Pane veel.
kuidas saad oliiviga tükeldada. Ühesõnaga, täna on meil nüüd metsas teeme pitsat. Ühesõnaga, tsirkuslik jah. kivi tuleb panna siia peale siis. Ja siis tuleb pitsa välja. Siin on termomeeter. Pärast näitan, kui kuumaks see läheb siin. Pitsakivi asemel tuleb hoopis pitsa. Ühesõnaga, kui ma kodus olen, siis Leen teeb ise alati selle pitsa põhja. Aga seekord me käisime Kaja pitsas ja nemad andsid meile tsirkusliku pitsa. Andsid meile pitsa põhja. Sa võid vaata praegu, kohe saad appi tulla jälle. No nii. Mina panen need. Ma tahan ka panna mõned need mossanga. Võta kindlad käest ära siis. Ma ütlesin juba. Ma panen nüüd ise. No pane ka mõned. Nii. Nüüd. Juustu. Võin ka proovida hästi natukene juustu panna. Muidu võid. Sest see on lõpuus. Tähtis oleb, kui suus on tähtis, et maitse on hea. Ma arvan ka, me saame siit mõlemad. Väga mõnusad pitsat. Nii. Nüüd paneme sinu pandud need. No pane. Siis paneme tomatit. No ütleme nii, et vajab natukene harjutamist veel, aga metsapitsana on, ma arvan, päris tubli saavutus. Kuidas sulle tundub, Mirt? Ilus. On ilus? Maitsev näeb ka välja. Ma tahan selle kohe ära süüa. Selles ma peangi laua alla pigama appi. Järvi Pikkjärve ring on ehk 2 kilomeetrit, aga kui vaadata läheduses olevaid Pärnjärve ja Särgjärve,
siis tuleb ehk selline 3 kilomeetri pikkune matk kokku. Vaatamisväärsusteks on imeelus Männimets, kus sügiseti on ka parajalt seeni. Meie käime tavaliselt just lehmatatikuid korjamas. Aga unustada ei saa ka metsavendade mälestuseks taastatud Lendurite kivi. Eriti praegusel ajal tasub seal kõrval seisma jääda, lugu läbi lugeda ja mõelda, et kui habras on tegelikult meie vabadus. Mirt ütles, et ta on pardikujuline puu. Ma ei tea. Veits on nagu aguanga. Veits on nagu kana. Kanamaadi rohkem kui pardi või kuhja. See peaks olema nüüd siis, kes see on, Mirt? Stegosaurus. Stegosaurus. No, äkki on Stegosaurus. No nii, hommikusöögi aeg. Need isumirt. Siin on meil tegelikult päris mõnus, väljas vihma sajab. Aga meil on haagisel uks lahti. Diiselküte töötab. Telk on, lukud on kinni tõmmatud, eks siit vahelt läheb välja. Aga tegelikult ta kütab selle telgi ikka väga-väga mõnusalt soojaks.
et siin on praegu siuke, ma arvan, siuke 15 kraadi äkki sees. väga külmaks. aga jah, ei teagi, kuidas see kokkupanek õnnestub vihmaga.